veidi vastas neil, vangutades pead. Me räägime täna siin erinevatest muredest, mis meid kõiki puudutavad. Ja räägime sellest, et meie iga ühe kohus on midagi ette võtta selleks, et elu läheks stabiilsemaks, turvalisemaks ja paremaks. Meil on täna siia rääkima tulnud mitmed inimesed. Ma ise räägin pärast pikemalt Nursis, aga ma praegu kutsuksin siia ette ja annaksin sõna Maarja Lõhmusele. Et palun Maarja, et Maarja tutvustab ennast ise. Tere. Ma olen siin Sõmerpalus selliselt, et ma vaatan siin pikalt ringi esimest korda ja ma tahan teada, kus on see lasteaed, kus lapsed peavad kannatama sellepärast, et nad elavad siin ja tahavad vaikselt oma lõunaunnakut magada. Ma arvan, et ta on kusagil siin Mäeveerul. Igal juhul ma kujutan, edasi. Ja 1 kilomeeter veel lähemale harjutusväljakule. Ühesõnaga, ma arvan, et kõik Eesti inimesed peaksid siia tulema ja seda vaatama ja siis mõtlema, kuidas me lapsi kasvatame ja mis on koha väärtus, mis on koha hing. Sest kõik kohad Eestis on tegelikult väga ilusad ja meie asi on hoida seda koha hinge. Ma mõtlesin mõned mõtted, mis teile rääkida ja mõtlesin, et kõige olulisem on öelda, et me peaksime kõike tegema väe ja naeratusega. Omal maal elamine on erakordne privileeg maailmas. Nagu Goethe Faustki ütleb, ta otsis ideaalset olukorda ja ta leidis selle mõtte, et kui vaba rahvas elab vabal maal. Nii et tegelikult on kõik väga hästi, Eesti on kaunis ja õnnelik, aga me peame tegelema sellega, mis vajab, et see ei pöörduks. See on ettemõtlemine ja ettemõtlemine on võti. Selleks tuleb aga mäletada. Kõik, mis siin ja praegu toimub, on üliväga oluline. See tuleb meil jätta meelde. See tuleb kanda ajaloo annaalidesse. Ma ise olen õppinud ajakirjanik. Juba Juhan Peegli aegadest tema õpetus oli, et kõik on oluline, mis me teeme ja mõtleme. Me peame selle ise talletama edasiseks. Kirjutasin doktoritöö totalitarismi ajakirjandusest. Praegu on see ülikooli õpik Inglismaal ja Ameerikas. Siin mitte. Aga totalitarismi olukorda me peame mõistma ja mäletama, et kunagi ei tuleks sellist tsenseeritud vaigistamist uuesti. Ja et seda aega ei tuleks, tuleb täna rääkida ja arutada elamisväärse Eesti hoidmise kõiki küsimusi koos. Hoida Eestit elusana kõiges ja kõikjal. Uus mõiste on slip. See on vaigistamine ja tühistamine. See on tänase avalikkuse kontrolli uus mudel. Ja ta on suunatud sellele, et kõneainet ei tekiks. Aga sellest tuleb üle olla. Tuleb selle üle isegi naerda ja huumoriga suhtuda ja rääkida, et see kõneaine oleks olemas. Hoiame Eestit, hoiame Eesti elu ja igapäeva tähtsana, sest meil on suur võime hoida seda maad ja seda ei saa meil keegi keelata. Nii et tunneme ennast tõeliselt Eesti peremeestena ja me peame olema õnnelikud, et meie esiisad vabadussõjas ja homme võidupäeva tähistades mõtleme ju neile, mida nad on meile kõik kinkinud. Ja me peamegi seda oma lastele edasi kandma. Teeme seda oma parimas vaimus ja sõidame seda vabaduse teed nii kaua, kui on kindel, et seda mitte kunagi kinni ei panda, sest sovjeti ajal oli see üks ärevast tegev
teelõik ja me kunagi ei taha, et Sõmerpalus läheks halvasti. Hoiame Eestile pöialt, elagu Eesti! Midagi hääd siin muidugi ei paistu. Et kui Kaijaka nüüd siin, et kui inimesi hinde kodudest nüüdelda välja nõstetas, et siis tuu ei kõlba küll nüüd. Mitte kohegi. Et Eesti Vabariigi põhiseaduse on ka kirjas, et omand on putmalda ja võõrandamine on ainult siis lubatud üldiste huvide, aga ma ei teagi, kelle üldise huvi, no siis siin mänguhomma, et mida siin Varhila Nursipalus tetas. Ja kui ütleme meil hinde Vabariigi põhiseadus ja muu seaduse meid ei kaisa, et ma ei näe muud varianti, et siis pead natukene lae pealt kaeman hakkama ja ütsene päris hea dokument on ÜRO põlisrahvaste deklaratsioon. Et seal on ka küllaltki palju säänsid päätükke ja punkte see, mida siis koduse päälist inimest, kes on seal põline, toda peasi kaitsma, aga nüüd küsimus ongi tuu, et kui muudu sinna tolle dokumendi, ma ei tea, kuidas ütelda, subjektis saia, et siin Eestimaa peal on ka käimas sääne põlisrahva liikumine juba mõnda aigu, et on siis hinnest põlitses kuulutanud mitme maa rahva ja nämä ka omavahel siis alakirjutanud tõnedase tunnustamise paprid, et mis parhilla miilde tule on siis kui ma õige mäleta saarlase, läänlase ja virolase 2023 novembri vist oli, kuna kirjuti ala tõnedase tunnustamise paprile ja nüüd kas oli isegi Timahava aasta maikuu vist lähed sinna siis 3 maarahva Pärnumaa, Järvamaa ja oot nüüd tuu 3. Viljandimaa vist oli. Et kas ka siis omavahel kirjutiva alla noille paprile. Et kui nüüd ka Võromaa kongress ja Võrokese hinnast põlitses kuulutanud, et siis üks variant on ka siis kea hinnas ka siis Võrokasena tund, siis tollele Võromaa kongressile siis rohkem nüütelda kunsa peale saista, et näeb ka seda põlisrahva asja tõsitsemalt võtassi. Tiiu, kas sa tuled nüüd meile rääkima veest ja Agoga tulete kahekesi? Ago on Tallinna Ülikooli professor, füüsik ja on arvutanud natukene nendel veeteemadel. Tere kõigile! Teate sõbra, meid on kuulda, et meid on nüüd võib-olla suurem häda tabaman, kui Nursipalu ongi. Selle, et kui tuu viiäri väimelan vallale lätt, siis või juhtuda, et Nursipalu kaos esihindastar. Selle, et Nursipalu, kui vett ole, mida sa siis sõdid või kestu sõdis, eks ju. Et ma veidikene, ma ei tea, kas te olete kuulnud, Vene-Iisraeli ärimis, kuigi Vene ärimehe ei tohisi meil tegutseda, aga Iisraeli-Vene ärimis tegutses ja Väimelan on plaanin suur viikaivandus, 3 puurauku, kus naatas võtma 2210 kantmeetrit üüpäeval. Nii et kujutage ette 2210 kantmeetrit, kujutage ette 2210 säänest suurt valget tünni, millega inimese vett vidava. Ja nüüd, kui korrutage 365-ga, siis tegedu aastan 1 051 000 säänest tünni või kantmeetrit. Ja võrdluses ütle kõrvale, et Värska vesi on 13 miljonit liitrit puhpas aastan. Nii et meil ei jää midagi järgi. Aga tule sa rääkida edasi. Jah, tere
tere, head inimesed. Mõnes mõttes on meil jälle vesi ahjus, nagu neid muresid veel vähe oleks olnud. Kui nüüd need numbrid, mis Tiiu siin ütles, niimoodi kuidagi arusaadavaks teha, siis tahetakse pumbata välja 10 aastaga nii palju vett, kui on Tammula ja Väimela järvedes kokku. See võetakse siis kuskilt meie jalge alt. Mis sinna asemele tuleb, kaua seda asemele seal voolab või mis seal maal juhtub, seda on raske võib-olla täpselt ennustada. Aga niimoodi ühe kõige võib-olla sellise apokalüptilisema variandina ma tooksin siukese füüsikutele küllaltki arusaadava, aga võib-olla teistele pisut üllatava asjaolu. Me teame, kui kaugel siit on Kanepi umbes. See on see maa, mis maakera on ekvaatori kohalt paksem kui pooluste kohalt. Ja see on nagu võrreldav mere sügavusega. Ja kui see vesi hakkab seal teisipidi käima, siis kogu see maakera pöörlemistelg võib väga kergesti muutuda. Ma just hiljuti nägin ühte paarkümmend aastat vana Vene kosmonaudi tehtud sellist väikest videoklippi, kus ta pani mingisuguse asja seal üleval hõljuma ja pöörlema. Ja see vupsti keeras teisipidi. Ja siis jälle tagasi. Ja jälle niimoodi. Ja mitte keegi teda ei puudutanud. Ja umbes sama õrn on tegelikult see lugu, võib-olla sama õrn võib olla lugu ka meie armsa maakeraga. Veel kord, et 10 aasta jooksul võetakse siis ära umbes Tammula järve hulk vett. Nüüd, kui me siia poodi lähme, siis me näeme, et seal üks mineraalvesi võib maksta üks liiter 1 euro. See tähendab seda, et aastas võetakse 1 miljard liitrit ehk võetakse ära 1 miljard eurot siit meie jalge alt. See teeb nüüd elu omakorda huvitavaks. Nimelt on väga hästi tähele pandud ja teada, et mitte ükski selline riik, kus on palju maavarasid. Nendes riikides inimesed tegelikult ei ole rikkad. Sest nendel, kes siis otsustavad nende maavarade jagamise ja müümise üle, nendele tegelikult rahvast vaja ei ole. Nendel on vaja ainult nii palju, et keegi korda majas hoiaks. Ja neid näiteid ei ole väga kaugelt vaja otsida. Ja see on selline paradoksaalne olukord, mida kui te tahate natuke uurida, siis Paradox of Plenty on selle nimi, seda on palju uuritud ja see reegel üldiselt peab väga hästi paika. Nii-öelda vaesed maad, seal peavad inimesed tegema hästi tööd, nad peavad olema haritud ja siis nad tunnevad oma väärtust ja elavad kah paremini. Nii et need Tammula järve numbrid on siin mitmes mõttes tõsised. Ja nüüd nende otsustajate juurde. Loomulikult nad võiksid kanna maha lüüa ja öelda,
80% meile või 70%. Ma mainisin, et bensiini või nafta hind on umbes sama suur kui selle pudeli vee oma. See, mis meil Kagu-Eestis toimub, on üle mõistuse käiv. Esiteks, kui me võtame seda, keda me oleme valinud Riigikogusse või kohalikesse omavalitsustesse, siis oleme valinud sinna inimesed, keda näiteks Ameerika majandusteadlane Perkins nimetab majandusmõrvariteks. Need on mehed ja naised, kes oma isikliku kasu saamise nimel on nõus maha müüma ka oma kodutalu ja oma vanemad ainult selleks, et saada kasu. Ja nii toimub ka praegust Eestimaal. Me ei ole suutnud hakata ühte sammu astuma, aga see ühte sammu astumine on väga vajalik. Nursipalu on toimunud pikka aega, on käidud igasuguseid lubadusi välja, neid ei ole täidetud. Nüüd on siis järjekord Väimela käes ja me ei tea sellest Väimela kaevamistest mitte midagi, küll aga on teada, et sealt võib tulla veel vesinikku, mille mõjust me jälle mitte midagi ei tea, kui kaugel ta lendub. Mõned targad inimesed ütlevad, et ta ei lendu kaugele. Mõned targad inimesed on öelnud ka, et paugutamistel need mürkained ei lendu kaugele, aga kui näiteks Ukrainas Tšernobõl avarii oli, siis need radioaktiivsed ained jõudsid Rootsi ja Norrani välja. Sellepärast, et neil ei jätku nüüd enam magedat vett. Nüüd siis on järjekord jõudnud meieni, et Eestis veel on magedat vett, on see ka vaja ära hävitada. Ja me vaikides vaatame pealt, võib-olla võtame sõna, aga siukest elevust või siukest väljaastumist, nagu näiteks Prantsusmaal mingi bensiini hinna 2-sendise tõstmise pärast toimub, seda meil ei ole. Me peame saama inimesteks, nagu me olime 90. aastatel, kui tegime laulva revolutsiooni, kui seisime ühes meeles Balti ketist. Meil on, mida kaitsta, hoiame seda ilusat Eestimaad ja mis kõige tähtsam, hoiame vett. Kes teist tahab hakata poest ostma vett kallima hinnaga kui vein või kallima hinnaga kui õlu? Mina igatahes ei taha see mees olla ja teine asi, et ma ei taha ka Võrumaalt jalga lasta. Et see on minu kodupaik ja ma hoian seda ja ma loodan, et kõik, kes siin on, hoiavad seda Võrumaad ja peavad seda endale pühaks kodukandiks. Aitäh! Aitäh sulle, Jüri Varik! Üks on igatahes kindel, et kõik, kes me siin täna oleme, meie ei pea nagu otsa vaatama iseendale mõne aja pärast ja ütlema, et me lasime sellel juhtuda ja me ei võtnud midagi ette. Meie oleme need, kes homset tulevikku loovad ja meie riik on meie igaühe asi. Me oleme kõik osalised selles, et võib-olla hakkab see laev pöörduma ja ma arvan, et see hakkab pöörduma, et see on ainult aja küsimus. Nüüd me sõidame siis protestimärgiks siit Sõmmerpalust Nurssi. Me oleme tähistanud selle tee, Vabaduse tee ilusa nimega ja nii see peabki jääma. Ja kui te sõidate, siis te näete, et paremal pool on sinimustvalgetega tähistatud selle harjutusvälja postid. See on selleks, et meelde tuletada kõikidele, kes mööda sõidavad ja kõikidele otsustajatele, et Eestimaa kõik teed peavad jääma eestlastele vabaks.
aitäh, et te tulite sõitma Vabaduse teele. Ja tänane sõit oli juba 3. 3 aastat tagasi keerati meie elu siin täiesti pea peale. Meile öeldi, et kodu ei ole enam püha. Ja kõik need kogukondlikud arengukavad ja muu sellise võib arhiivi tõsta. Tuldi jõu ja võimuga rahva vastu ja ma tuletan meelde, et seda kõike on teinud meie valitsus. Nursipalu laiendamine on olnud poliitiline otsus, see on olnud koalitsiooni kokkulepe. Valitsus ja riik ei ole üks ja sama. Tuleb uus valitsus, võib anda uue korralduse, teha uue otsuse. Seesama valitsus on meile täna öelnud, et nad ei ole isegi nõus arutama kompromissi seoses Nursipalu laiendamisega. Isegi arutama ei ole nõus. Kui teie teaksite, et riigile on suur oht, kas teie läheksite siis oma rahvaga tülli? Kas teie läheksite naabri poole ja ütleksite, et ma võtan sult maa ära, muidu tuleb kuri vaenlane ja võtab sul selle ära? Normaalne inimene läheks naabri juurde ja ütleks, et kuule, meil on suur oht. Mis me teeme? Kuidas me ellu jääme? Kuidas me eluga sellest kõigest välja tuleme? Kui inimese soov on aus ja siiras, siis ta räägib ausalt ja otse. Aga meile on kogu aeg valetatud. Alates maksutõusudest kuni Nursipalu rajamise eesmärgini välja. Alles hiljaaegu on julgetud välja öelda, et Võru linna kõrvale tegelikult tehti liitlaste baas. Jah, kasu saavad metsaärikad, teedeehitajad. Aga mis me siis teha saame? Kas kannatame ära, nagu eestlasel on olnud kohane, ignoreerime? Jah, niimoodi võib ka elada. Nii kaua võib niimoodi elada, kuni ennast väga ei näpista. Aga täna on oht, et hakkab väga näpistama. Me näeme, et lõhutakse maaelu, hävitatakse kogukondi, loodust, pannakse ohtu meie joogivesi. Ja kõige selle taga on poliitiline otsus. Kui läheb näiteks 5 aastat mööda, milline on olukord siis? Aga kui 5 aasta pärast küsitakse, miks te midagi ette ei võtnud ja lasite oma kodupaiga ära hävitada? Ja võib ka põgeneda. Aga kui seal uues kohas jälle tuleb keegi kasuhimuline, kes tahab tuulikut püstitada või maa joogiveest tühjaks pumbata. Kui inimesed lasevad sellel kõigel juhtuda, siis saabki sellest uus normaalsus. Aga mul on hea meel, et Eestis on ikkagi palju tugevaid, tarku ja tegusaid inimesi, kes tõesti hoolivad iseendast, hoolivad teistest, meie maast ja riigist ja püüavad seda hullust takistada. Ja elu me tahame elada ju kõik rõõmuga, mitte kannatades või põgenedes. Ma mäletan ühte kohtumist Kaitseministeeriumis aastaid tagasi. See oli siis, kui tehti esimest laiendust. Me käisime tookord seal Rõuge valla esindusega. Mina ja Rõustik, tookord oli vallavanem Kalvi Kõva, siis oli Aare ja Mati kohalikud mehed. Ja tookord ma ei suutnud ära imestada, kuidas see on võimalik, et kaitseminister võttis laua pealt need lehed, mis talle sinna ette olid pandud ja lihtsalt lennutas need enda eest minema. Need lendasid seal ruumis laias kaares laiali. Ja ma mõtlesin, et kuidas nii saab, et meie siit kaugelt lähme
läbi rääkima ja inimene, minister käitub niimoodi ja ta marssis sealt uksest välja. Aga tollel ajal oli see minister Jaak Jõerüüt. Ja nüüd, kui ma olen lugenud tema mõtteid, Tõde ja võim, saan ma aru, miks ta niimoodi tegi. Talle oli vastuvõetamatu see, mille ette ta pandi. Ta südametunnistus ja inimlik pool, tema põhimõtted inimesena, tema teadmised diplomaadina otsustasid tookord asja. Ja Jõerüüt on rõhutanud, et ei saa olla riigimehelikkust, ei saa olla riigi heaks töötamist ilma inimlikkuseta. Inimlik hoolivus ja keel, kultuur, rahvuslikkus, niipidi peaks lähtuma. Mitte sellest, et meil on riik ja me lihtsalt unustame inimlikkuse ära. Ma olen viimasel 3 aastal kuulnud päris palju sellist fraasi, et ma inimesena teeksin sedasi, aga ametnikuna ma peaksin tegema seda. Tegelikult see nii ei ole. Et mingit ametit ega ametnikku ei saa pidada ülemaks inimlikkusest. Ja ma olen ka näinud olukorda, kus näiteks keskkonnaametnik keeldub mõõtmast jõe laiust, sellepärast, et siis tuleks ilmsiks, et ongi mingi rikkumine toime pandud ja see läheks vastuollu ülevalt poolt tulnud korraldustega. Nii kaugele me oleme siis täna jõudnud. Aga seadused, aga kui käskude andja muutub, kas siis vahetatakse värvi? Ja ma olen kindel, et see muutub. Ma olen kindel, et tuuled pöörduvad, et see on ainult aja küsimus. Lennart Meri ütles kunagi, et ühes aastapäeva kõnes, et me igaüks loome seda riiki, kus me elame iga päev ja mitte keegi ei tee meile meie riiki valmis. Ja riik ei ole moosipurk, mille sa teed valmis, paned riiulisse seisma ja siis oled ehmunud, kui kunagi kaane pealt ära lööb. Ja praegu on siis selline, et asi võibki hapuks minna, kui midagi ette ei võta. Ja meid puudutab kõiki see, mis meie riigis toimub. Ja riik ei ole mingi kauge monstrum. See on meie elu iga päev, siin ja praegu. Ja riigil ei ole käsi. Riik ei tee midagi, inimesed teevad. Nii et inimlikkust igasse päeva, hoolivust, siis on meil kindlasti on lootust, sest tuuled ju pöörduvad. Seepärast ma pean väga lugu ja tänan teid kõiki, kes te täna tulite seda vabaduse teed sõitma, seda protestisõitu. Ja sellega siis on jäetud täna nüüd järgmine jälg, kuhu saab jälle toetuda, et meie enda riiki normaalsele suunale tagasi keerata. Ma soovin teile kõigile ilusaid pühi, ilusat toredat jaanipäeva ja hoidkem oma südames kodusoojust, inimlikkust ja rõõmu. Ilusat õhtut!